avastasin täna kell 3, et homme valentiinipäev, mul pole kingitus, ma pean tänasest videot filmima ja kella 6 õhtul trenni jõudma. Oh my god, I look so disgusting, et see isegi mitte pole okei. Põhimõtteliselt ma olen täielik mess. Mul on seljas, siin on mul trennipüksid ja mul on trennisärk seljas. Wow, ja päike tuli. Amazing. Põhimõtteliselt, mis juhtus oli see, et täna kell oli umbes 3 ja ma olin just lõpetamas selle video Victoria's Secreti osa monteerimise. Ma sain sellega põhimõtteliselt valmis ja ma lihtsalt istusin natukene arvutis, lihtsalt olin. Ja siis ma panin tähele kuupäeva. Täna, kui ma seda praegu filmin, on 13. veebruar, mis tähendab, et homme 14. veebruaril on valentiinipäev. Ja esiteks ma pole vallaline, ma saan palju küsimusi, kas Oliver on mu vend. Ei, homme on valentiinipäev ja kui ma tahan, et mul ka järgmine aasta valentiinipäeval kellegiga koos oleks olla, siis ma peaks talle kingituse ostma, aga mul läks täiesti meelest ära. Teiseks, ma tahtsin seda filmida, kuidas ma nagu valentiinipäevaks valmistun ja kolmandaks, kell on juba 3 ja mul on kell 6 õhtul juba trenn. Ma olin täiesti ilma meigita, lihtsalt terve päev monteerima, olid juba trenniriided seljas, ma olin valmis kohe varsti minema ja siis mulle tuli meelde, mis päev täna on. Aga nüüd on kell saanud 15:45, ma natuke sättisin ennast, et tahaksite seda videot ikkagi näha, ootasin mu kaamera veits laeks ja ma peaksin hiljemalt 17:45 trenni minema ehk mul on 2 tundi aega, et leida Oliverile kingitus, filmida seda videot ja siis trenniga jõuda ja peiliga ka väljas käia. Ja lisaks ma pean seda kõike jala tegema, ma pean kõik kohad jala läbi käima. Ja kusjuures ma pole isegi nagu nii väga valentiinipäeva nagu tähistanud. Tavaliselt me lihtsalt nagu sööme rämpstoitu valentiinipäeval ja siis nagu mina seal lilli ja siis tema saab võib-olla midagi väikest. Aga ma tahaks see aasta olla parem inimene ja nagu päriselt ka kingituse peale mõelda, sest nagu ma ei tea, kas viga on minus või nagu see on normaalne, aga kõik on hullult mingid romantilised, valentiinipäev ja muidu ka lihtsalt tavaline päev, teeme romantiliseks. Ma pole selline. No mulle meeldib üksi olla palju, onju. Et mul oleks aeg ennast kätte võtta ja ma otsustasin selle valentiinipäeval parem olla. Ehk ma võtan teid endaga poodi kaasa. Kuna mul ei ole üldse aega ega ka transporti, siis ma üritan kõik asjad ühest kohast saada. Ehk me lähme Tartus kvartalisse, kus all on mingi lihapood, mis mulle ei meeldi liha, aga Oliverile meeldib ehk me ostame talle liha ja üleval on Rademar ja tavaliselt, kui ma küsin, mida sa tahab lihtsalt nagu T-särki või siis aluspükse. Ma üritan pigem T-särki leida ja talle meeldivad sellised spordibrändid nagu Adidas ja Nike. Ja seoses Oliveriga ma saan väga kahetist tagasisidet. Mõned ütlevad mulle, et näita rohkem Oliveri, see on nagu põhiasi, et näita rohkem Oliveri. Ja siis on teised, kes ütlevad nagu, ja vaid ära räägi temast. Ja ma ütleks mõlema peale ei. Ehk ma ei näita teda rohkem, ma võib-olla üritaks vähem rääkida, aga ma ei saa, kui ta kogu aeg mul siin juures on. Ja eriti praegu, kui on valentiinipäev, kellest teisest ma peaks rääkima. You know? Okei, mul reaalselt pole aega rääkida. Paneme teksad jalga, sest mu trennipüksid, ma päris nii ei lähe miinuskraadide kätte, on ju. Ma peaaegu käisin pikali. Panen mütsi pähest väljas on külm ja siis keegi ei näe, kui rõvedad mu juuksed on, sest nagu ma ütlesin, täna on trennipäev ehk täna on juustupesupäev. Ja teie lähete nüüd mu kaamerakotti ja ma vaatan, kas ma lasen teid välja või mitte. Oleneb, kui palju müüjaid on, oleneb, kui palju inimesi on. Ma kõnnin praegu koju. Lund või mingit lörtsi või mingit vihma hakkas sadama, aga ma sain kõik need asjad. Kell on 16:32, mis tähendas, ma käisin vähem kui poole tunniga poodides ära, ma ei suuda ise ka uskuda, aga selle eest mul on peamärg, selgõitsmärg ja minnagi fännpoes küsis pilt ja mul oli nagu, ma olen nii kole, ma nii vabandan, sorry, aga okei. Ma reaalselt vihkan seda, kui ma näen enda fänne ja ma näen kole välja ja reaalselt mu selg on mingi märg ja ma olen lihtsalt rõve, sellepärast et mulle ei meeldi teile pettumust valmistada. Nii et sorry, ma vabandan su ees, ma loodan, sa said ikkagi toreda pildi. Täna on lihtsalt üks selliseid päevi, okei. Aga ma käisin siis kvartalis ja ma läksin esimesena Rademari ja tegelikult ma alguses vaatasin dressikaid, sest praegu on talv, aga ma ei leidnud midagi, mis mulle oleks meeldinud. Nii et selle asemel, et osta üks dressikas, ostsin ma isegi vähem raha eest 2 T-särki. Need on meeste omad, aga kui need oleks nagu naise stiilis, naise lõikega, ma täiega kannaks neid ise ka. Esimene on selline punane Adidas, see on nagu hullult laheda sellise tekstuuriga siit. Siis teine on selline valge ja mustaga Adidas. Ma arvan, see on nagu talline kindlale. Pluss sinna juurde. Ja need haisavad. Ma ei hakka neid pakist välja võtma, sest need haisavad ja ma pean need kuidagi üldse kappi ära peitma, et täna ei leiaks neid. Üks on vorst, see on mingi salami, mis on? See on mingi salame sapuroto. Ei mäleta täpselt, mis selle liha nimi oli, sest ma tahtsin osta mingit
mingi selline liha on olemas, aga neil ei olnud seda ja ma võtsin selle, see on ka mingi singilaadne. Ma isiklikult ei ole nagu selline lihasööja, ma söön nagu kana ja kala ja niimoodi ja nagu mingi burgerit, aga ma ei söö nagu snäkile liha, onju. Nii et ma lihtsalt usaldasin müüjad, ma loodan, et on head asjad ja ma pakin need, oota, otsime mingi kinkepakiga, need liha ma peidan praegu külmkappi. Aga need ma panen kinkepakki ja siis homme hommikul ma panen need lihad ka sinna sisse, et need nagu öösega halvaks ei läheks. Kõige kõrgemal. Aga kui ma kikivarruki olen, siis ma saan mõned kätte, et ma vaatan midagi suuremad. See on see, mis ma kätte sain, ilma et kõik teised oleks mulle peale kukkunud, nii et me lihtsalt kasutame seda. Nii et jah, poole tunniga ma sain nende valentinipäeva kingituse ostetud. Mul on pea ja selg veits märjad soojade riietega siseruumides ringi jooksmise pärast, aga vähemalt ma ei jäänud sellel valentinipäeval valaiseks, sest viimasel hetkel mulle tuli siiski meelde, kui Oliver seda praegu vaatab, siis sorry, aga kas sa oled imestunud? Ei. Nüüd ma tahaks ka avada ühe beerboksi, mille mulle saatis My Hits, ma arvan, kleepsu järgi. Ja see peaks olema mingi valentinipäeva kingitus. Oh my god! See tuleb väikse kirjaga. Teana Banana lisaks ilusale välimusele oled tõeliselt huvitav ja kaasahaarava jutuga. Iga päev, kui sööme banaani, siis mõtleme, et peaks vaatama Teana uut videot. Head sõbrapäeva sulle, soovib raadio My Hits. Thank you so much! My Hits on ainus bränd, kes saatis mulle sõbrapäevaks midagi. Mitte keegi peaks mulle midagi saatma, aga lihtsalt ma ütlen. Aitäh! Nad on väga head sõbrad. Vaatame nüüd, mis siin sees on. Esiteks, ma arvan, et panid selle tähele, on siin selline cute väike lendav, a.k.a. kummitus. Ma rääkisin, kui meil pildistamine oli, et seal oli üks kummitus. Me sinna, kus on mingi uudne maskott, kes on nagu Loki kummitus, I don't know, can't trust him. Kummitus ripub seal praegu. Kummitus. Siis siin on 2 maski. Üks on mõeldud huultele, mis on nii täiuslik, sest ma ei tea, kas te näete, ma loodan, et ei näe ka mu huuled. Siin on rohkem tekstuuri kui kuumastiku peal, ütleme niimoodi. Siis on siin näomask, vitamiinwelli vesi koos kofeiini, D2 pluss B12 vitamiini ja foolhappega ja vaarika maitsega. Ma pole neid kunagi proovinud, võib-olla peaks. Me tavaliselt lihtsalt jood kraanist. Tallinnas inimesed joovad mingi pudelivett, sest et nende kraanimesi on rõve, aga ma olen Elvast, ma lihtsalt võtan kraanist oma vee, aga excited to try this. Siis on siin täiega geishasid ja minu jaoks on geisha kõige valentinipäevalikum komm üldse. Siis siin põhjas on hunnik heina sinu hobusele. Ja siis siin on üks küünal, mis on nii ilus, nii roosa, aga ma loen pealt, et see on fresh grapefruit, mis tähendab värske greip. Ja kui sa tead mind, siis on teatud lõhnad, mis ajavad mul südame pahaks, tekitavad okserefleksi. Number 1, see konkreetne talvine aknapesu vedelik, mida Oliver kasutab. Oh my god, päriselt ma olen mitu korda peaaegu nagu oksendanud, sest mul on süda nii paha sellest. 2, bensiinihais. 3, nahalõhn. See läheb poodi, kus on sellised saapad, mis on päris nahast. 4, ACC 200. Selle lõhn ja maitse lihtsalt nagu päriselt okserefleks, nagu päriselt, ma ei saa seda võtta. Ja 5, greip. Let's keep it PG ja ma ei ütle, millest see tuli, aga no põhimõtteliselt kunagi ma jõin ühte jooki, mis oli greibi maitseline ja ma juba see lõhn on lihtsalt... Aga ma teen selle lahti, ma ei hinda raamatut selle kaane järgi. Äkki see ei lõhna nagu greip, äkki see ütleb greip ja nagu ma väga soovin, et see meeldiks mulle, sest et see on nii cute. Ma armastan küünlakuid, ei tea. Võib-olla see on nagu negatiivne asi, aga ma ei tunne greibi lõhna. Või võib-olla natuke tunnen. Okei, mida rohkem ma nuusutan, seda rohkem ma tunnen. Still väga cute ja I appreciate the effort. Lihtsalt, kus teised peaksid teadma, mis on need 5 asja, mis mind oksele ajavad. Nüüd te teate. Võib-olla ta põletades see lõhnani väga nagu greip, sest algusest oli tõesti nagu seep pigem ja I love seep. Kui te tahate teada, mis on 5 asja, mis mulle imelikult palju meeldivad, siis number 1 on seep. Ma sõin väiksena seepi. Kas keegi tuletaks mulle meelde, miks ma vallaline pole sellel valentinipäeval või nagu üldse? Aga kell on saanud 17.11, mis tähendab, ma peakski peiliga õues ära käima ja siis ma hakkan juba trenni poole liikuma. Nii et valentinipäeva osa sellest videost on läbi, aga siia lõppu ma panen siis Victoria's Secreti hauli ja ma lihtsalt ütlen, et seal videos mu käed millegipärast näevad nii palju heledamad välja kui mu ülejäänud keha. Esiteks, jah, ma ei saanud nende käsi päevitada, mul oli värske tätoveering, mis on nüüd ära paranenud ja kuigi mul praegu pole fake päevitus peal, siis ikkagi see kaamera kuidagi muudab värve. See teeb värve kuidagi teatud valguses imelikuks, nagu praegu mul isegi pole fake päevitus ja ikka mu käed on kuidagi valgemad. Aga jah, lihtsalt jätke meelde, et mul oli värske tätoveering
mis on nüüd ilusti ära paranenud, mille peale ma tollel hetkel ei saanud fake päevitust panna ja nagu no hate comments please, okei? Sest see on sõbrapäeva video ehk me oleme ikkagi sõbralikud. Nüüd on mul teile üks väike haul, riietehaul ja see on Victoria's Secreti oma. Mulle tuli pakk asjadega päev peale mu sünnipäeva vist ja ma tahtsin selle panna enda sünnipäeva videosse, aga reaalselt ma lihtsalt ajaliselt ei olnud filmida. Mul olid sünnipäevapeod asjad ja see video läks juba nii pikaks ja ma mõtlesin, ma jätan selle lihtsalt tuleviku videosse ehk praeguseks. Ma olen reaalselt mingi nädal aega ootanud, et see kott lahti teha ja ma ausalt isegi enam ei mäleta, mis ma tellisin. Ma tegin tellimuse siis, kui ma videos kunagi rääkisin paar nädalat tagasi ja Victoria's Secretis oli see suur soodukas ja see on ainus põhjus, miks ma üldse midagi tellisin. Ma lihtsalt ei saanud nii head soodukat nagu käest lasta. Esimene asi on, need on jõuluomad ja sellepärast, et soodukaga valik, aga suva. Need on pidžaamapüksid, mida ma saan kodus kanda. Tunduvad sellised ülikomfid, ma tahan kohe pärast jalga pannast. Ausalt öeldes ma ei ole kunagi kodus teksadega. Isegi kui ma välja lähen, ma olen enamus ajast lihtsalt leginsid jalas. Täna mul on millegi pärast teksad jalas ja siin seespool on selline kumm, mis ütleb pink. Järgmine asi. Ma olen natuke confused, mis asja? Ei. See on selline bluus, aga see on nagu cheetah mustriga. Kas ma tõesti tellisin cheetah mustriga bluusi või? Sest mulle ei meeldi cheetah muster. See on XS. See on Ameerika XS. Vaadake mind siin taga. Okay, I kinda like it, aga samas ma olen suht kindel, et see pole see, mis ma tellisin. Teate, oodake üks sekund, ma lähen toon enda arvuti ja vaatame mu tellimusele, kas need on ikka õiged asjad. Minu viga, ma reaalselt vaatasin pildi pealt, et see on sädelev, mitte cheetah print, sest kui sa väga kaugelt vaatad, see on nagu kuldne sädelus, ma ei tea. Palun öelge, et teile tundub ka nagu see on sädelev siin pildi peal. Kui ma shoppasin, siis need asjad läksidki üliruttu, nagu ma võisin selle panna enda ostukorvi ja edasi shoppata, aga iga hetk võis keegi teine selle mu ostukorvist ära osta, saate aru, sest et seal olid nagu viimased suurused. Seal olid suured allahindlused, terve maailm arvatavasti ostis sealt asju ja sellepärast ma nagu ei pannudki tähele. Ja ma vist arvestasin ühe sädeleva bluusiga, aga sain hoopis selle. Minu viga, ma panen nüüd arvuti kinni ja jätkame. Järgmiseks ma tellisin endale sellised dressipüksid. Mu lemmikasi on see, et ta ütleb siin jala peal pink. See roheline pole nagu mu lemmikvärv, aga samas see pink siin jala peal on piisavalt cute, et nagu see ära tasakaalustada. Jah, mul peaks siin veel dress olema, sest ma ei tea, et dressidest päris suur puudus ja ma lihtsalt tellisin täiega, et mul oleks nagu kodus mugav olla ja also ma kannan ka väljas väga palju dresse. Jällegi siin. Jälle dressid. See ütleb siin valgega pink ja on lihtsalt musta värvi. Üli casual, must sobib kõigega. Tahaks neid juba jalga panna. Need tunduvad ülisuured, vaata päriselt see minu suurus või? See on S-suurus, ma peaks mingi XS-i tellima või? Ameerika suurused on reaalselt nagu next level, nagu vaadake seda minuga võrreldes. See on selline valge, tavaline, teie särkel ütleb pink. Ma olen nagu täiega obsessed Victoria's Secretiga, kui te ise arvan ja ma hea meelega. Kui inimesed isegi jaanuaris ikka veel nagu lampi paukutavad. Nii et ma nimelt otsisin täiega särke, kus on see logo niimoodi peal. See on selline hästi casual ja mugav materjal. Tore näha, et vähemalt miski sädeleb. See on siis selline pikkade varrukatega bluus, cropped ja suht selline laia lõikega. Neid pakke ma ei hakka avama, sest et mul on siin materjali pantyhooliks. No shade, aga mina teile pantyhooli filmima ei hakka ka lihtsalt. Ma nagu täiega mõistan nüüd, miks Anita Sibul selle pantyhooli tegi, sest et Victoria's Secreti pesu on ilus, et ma nagu low-key tahaks näidata, aga lihtsalt ei, siiski ei. Aga ma saan aru, miks. Siis ma tellisin sellise roosa spordi rinnahoidja, sest ma olen viimasel ajal nii palju trennis käinud. Kohe on jaanuar läbi ja minu meelest ma käisin sellel aastal ühe korra trennis. Aga ma olin silma oppima, nagu ei saanud enne minna. Nüüd ei hoia mind miski tagasi, aga ma lihtsalt... Võib-olla see motiveerib mind natuke rohkem, et trenni minna. Ma tellisin M-suuruse, sest tihti asjad on mul väikesed. Aga ma ei tea, see tundub kuidagi nagu... Ameerika suuruses M, you know. Mulle nii meeldib, kuidas nad panevad igale poole seda kummi, mis ütleb pink, sellised, ma ei tea, see on nii klassikaline Victoria's Secret. Ja nüüd on meil vist kõik riided läbi vaadatud ja on jäänud paar ilutoodet, kehahooldustoodet, ma isegi pole kindel, mis see sees on. Oh, issand, kui ilus see on! See lõhnab nagu jõulud. Ma mõtlesin, et see on nagu rohkem aastaringselt kantav lõhn. Aga see reaalselt lõhnab nagu piparkoogid. Ja võib-olla lauki nagu kuuska. Appi see on nii cute, see on vist mingi jõulukinke set neil. Sellepärast see soodukaga jällegi oligi. See jõululõhn käib nii üle lihtsalt nii tugevalt ja siin on reaalselt mingi kuuselõhn. Siin on siis kehakreem ja dušikeel. Kui ma läbi selle pudeli väga ei tunne. Paneme veel veits.
ma ei tea, kas ma panen seda liiga vähe praegu peale. Ta lihtsalt ongi selline üliõrna lõhnaga. Siin peaks olema kookoseõli pluss vanilje. Võib-olla ma üliõrnalt tunnen seda vaniljat ja kookost, aga see on tõesti selline, et kui sa ei taha väga tugevat lõhnavat kreemi, siis sa võid selle osta. Aga mulle meeldivad tugevalt lõhnavad asjad. Välja arvatud võib-olla see on liiga jõulukas. Aga ma ei kahetse, ma niikuinii kasutan selle ära. See on siis kõik minu Victoria's Secreti haul'iga. Ma loodan, et mulle tuli kõik kohale. Ma pean pärast selle tellimuse üle vaatama, sest minu meelest mul üks asi on küll puudu. Update, ma juba lõpetasin selle osa videost ära ja ma hakkasin lugema, andsin mulle mingi paberid kaasa, mõtlesin, et on lihtsalt välja prinditud arved. Aga lisaks arvele on siin ka kiri, mis ütleb, et ma ei saanud kõiki enda asju ja nad saadavad mulle tagantjärgi. Ma mõtlesin, midagi on puudu. Ma olin kindel, et midagi on puudu, kui ma teadsin, nagu kõike ma niikuinii ei saa. Mõndasid asju ma ei saa üldse, mul anti raha tagasi, aga mõned tulevad siis nüüd nagu veel hiljem. Et jah, suht confusing, aga okei. Nii et mu sisetunne oli õige. Stila Victoria's Secret ja telliks sealt 100 korda uuesti. Ma olen lihtsalt nii õnnelik, et ma saan lõpuks Eestisse tellida ja ma ei teadnud, mulle reaalselt subscriber kirjutas nagu thank you, kes iganes aga polnud. Thank you so much, terve see haul oli sulle pühendatud. Ma loodan, et sulle meeldis see video, kui sulle meeldis see videos kindlasti pane thumbs up ja selle video shoutout läheb Instagrami kasutajale Karmuke10, kes postitas selle screen'i enda story'sse. Kui ka sina tahad järgmises videos shoutouti saada, siis lihtsalt screenshoti see video, kus ma ei ole nagu kolada näoga, vaid tee nagu normaalne screenshot. Postita see Instagrami story'sse, sa võid ka feed'ile panna, vaatasin keegi pani. Aga story on täiesti okei. Tagi mind ära, et ma näeksin, nii kasuta hashtagi #TianaBanana uus video ja siis ma vaatan need story'd läbi. Kui su kasutaja on avalik, privaatseid story'sid ma kahjuks lihtsalt ei näe ja valin sealt ühe inimese randomilt välja, kes saab järgmises videos shoutouti. Nii et kui sa tahad, siis screenshot sellest videost, mis pole väga kole, muidu ma ei taha seda sisse panna. #TianaBanana uus video ja tagi mind ära, et ma näeksin. Ja mul on nii hea meel, et teile meeldib see idea, sest ma reaalselt olin tagitud 100 screenshotidele, nii et thank you so much ja jätkame sellega siis ka tulevikus, kui te tahate. Aga ma loodan, et teile meeldis see video, kui sulle meeldis see videos kindlasti pane thumbs up. Kui sa tahad follow mind kuskil sotsiaalmeedias, siis kõik mu lingid on all video descriptionis. TianaBanana merch on saadaval minu kodulehel tianano.ee ja aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.